tere armsad lugemisisukad ja head alanud Eesti raamatuaastat. Nagu sügisel stardikoolitusel lubatud sai, lisandub sel hooajal üks uus haridusprogramm ka keset hooaega. 500 aastat Eesti raamatu programm on nüüdseks valmis saanud ning õige pea rändamas teie tööriistakohvrisse. Selle ajatelje kujundas Lumimari ja tekstid tunni läbiviimiseks pani kokku Krista Humberg. Selleks, et lapsed seda 500 aasta pikkust ajalootelge paremini hoomaksid, soovitame me teil tundi alustada sellega, et panete paika tunnis osalenud laste vanuse. Samamoodi võiks ajateljel koha leida ka tundi tulnud laste vanemate sünniaasta ja miks mitte nuputada ka, kui vanad võivad olla nende vanavanemad. Lisaks oleks tore koos lastega arutleda ka selle üle, kui vana on Eesti riik ja millal toimus meie riigis taasiseseisvumine. 500 aastat on päris pikk aeg ja päris mahukas on ka Krista Humbergi kirja pandud lugu rääkimaks sellest 500 aastast. Kõike seda materjalide lastele ette lugeda muidugi ei jõua. Töötage see materjal läbi ja tehke oma valikud, millistel ajaloosündmustel te tahate pikemalt peatuda ja mida ainult mööda minnes neile mainida. Krista on kirja pannud lugusid Vanraku Ellikande Kismusest, Õõtähest, Aabitsast ja paljudest olulistest raamatutest. Tehke oma valik vastavalt sellele, milline vanusegrupp teile parasjagu tundi tuleb ja millised lood just neid kõnetada võiksid. Lisaks sellele mahukale loole, mida lastele jutustada, oleme teie jaoks välja töötanud ja kirja pannud ka rida tegevusi ja mänge, mida siia jutu vahele teha, et tundi rikastada ja elavdada. Lisaks ajateljele saadame teile ka raamatu Eesti laste rõõm, mille just selle programmi tarbeks taas trükkida lasime. Raamat on pärit aastast 1865 ja Eesti lastekirjanduse elus oluline, kuna siin on esimesed ilmalikud tekstid. Lapsed saavad siis vaadata, millised raamatud, lood ja pildid olid laste elu osaks enam kui 150 aastat tagasi. Osad mängud ja tegevused on tuttavad teile juba sellel hooajal lisandunud Aabitsatunnist ja programmist Tahvlist tahvlini. Nii ka Eesti raamatu 500 aastase ajaloo jooksul ei saa me üle ega ümber tollase koolilapse elust. Ja üheks tegevuseks saategi lastega teha mängu kootitähtedega. Saate lastega koos vaadata, millised näevad välja need Vanraku Ellikande Kismuse säilinud raamatulehed ja saate proovida, kas lapsed oskavad sealt tekstist mõne tuttava sõna kokku lugeda. Vahepalaks võite ka lastega arutleda ja võrrelda, millised nägid välja 19. sajandi lõpu talulapsed, mis neil seljas olid ja mida kannavad tänased lapsed. Selle 500 aasta jooksul ei saa muidugi üle ega ümber sellest, et kunagi kirjutasid lapsed nii koolis kui ka raamatute kirjutajaid tekste sule ja tindiga. Siin on ka tore pakkuda lastele vahetegevust, andes neile proovida sule ja tindiga kirjutamist. Ja ongi kõik. Tunni läbiviimise materjalid leiate nagu ikka lugemisisu koduleheküljelt teematundide alt. Seal on olemas nii detailne juhend tunni läbiviimiseks kui kõik vajavilemad materjalid, mis saate välja printida. See ilus ajatelg ja trükitud Eesti laste rõõmu raamat jõuavad teieni aga maakonna raamatukogu juhtide abiga. Mis siis muud kui õppige, kutsuge lapsed tundi ja lustige. Hea Eesti raamatuaastat!